Tere kõigile! Eesti Eest nädala uudised 143. saade. Vaatame üle lõppenud nädala kõige olulisemad teemad. Hiljuti avaldatud meilide kohaselt väljendasid Riikliku Tervishoiu Instituudi NIH kõrgemad ametnikud muret agentuuri teadlaste uuringute pärast, mis uurisid neuroloogiliste probleemidega inimesi pärast COVID-19 vaktsiinide saamist. NIH Riikliku neuroloogiliste häirete ja insuldi instituudi vanemteadur dr. Avindra Nath uuris 2020. ja 2021. aastal vaktsineerimise järgselt neuroloogiliste probleemidega inimesi. 10. aprillil 2021 dateeritud e-kirjas saatis ta instituudi direktorile dr. Walter Korošetskile artikli mustandi, milles ta kirjeldas oma järeldusi. Varajane avastamine ja ravi kortikosteroididega võivad sümptomid tagasi pöörata, kirjutas Nath. Järgmisel päeval edastas instituudi direktor käsikirja dr. Anthony Fauci'le, kes sel ajal oli teise NIH instituudi direktor. Tehisintellekti valdkonna ettevõtted ostavad suurtes kogustes raamatuid, sealhulgas haruldasi antiikseid teoseid, digitaliseerivad nende lehekülgi ja seejärel purustavad originaalsed füüsilised koopiad. Kui see praktika jätkub kontrollimatult, võib ühel päeval suurem osa inimkonna teadmistest olla ainuüksi tõevahekohtunikena tegutsevate tehisintellekti süsteemide käes. Andmekeskustes asuvad jumalad kureeriksid seejärel inimkonna ajalugu. Paljud ettevõtted, sealhulgas Anthropic, on selle asemel läinud üle füüsiliste raamatute töötamisele, millest nad saavad lugematul hulgal kasutatud eksemplare odavalt hankida. Lisatud hagi kohaselt kasutas Anthropic raamatumüüjatelt hangitud raamatute lehtede puhtaks eraldamiseks hüdraulilist lõikemasinat ja seejärel skännis neid tööstuslike pilditöötlussüsteemidega, teatas Futurism eelmisel laupäeval. Kuigi raamatute mittepurustavateks digitaliseerimismeetoditeks on olemas meetodid, valiti siiski destruktiivne meetod. Nagu ilmneb süüdistamata COVID-19 sõjapealiku Anthony Fauci hiljuti avaldatud päevikust, viis Barack Obama otse isiklike ülestähenduste põhjal läbi enda kasuks kulisside taguse PR-kampaania, et varjata Fauci rahastamist kujuteldamatult sadistlikule loomade julma kohtlemisele The Science nimel, mille käigus biiglid, kelle häälepaelad olid läbi lõigatud, et nende valukarjed teadlasi ei häiriks, lukustati tagurpidi traatpuuridesse, samal ajal kui liivakärbsed aeglaselt nende liha sõid. Arusaadavatel põhjustel ei peegelda sadistlik kutsikate julmus hästi meest, keda peavoolumeedia turustab Ameerika armastava ja liberaalse arstina. Seetõttu saatis Obama oma käsilased ajakirjanduse kallale, et käivitada Fauci nimel ad hoc PR-kampaania, mille eesmärk oli paljastada 100% tõeline nüüdseks üles tunnistatud biigli piinamisrežiim. X-is levivad šokeerivad kaadrid näitavad neljapäeval tuhandeid migrante, kes ületasid Hispaania piiri Marokost Põhja-Aafrika enklaavi Ceutasse, ajades kohaliku politsei üle ja paljastades tõsise riikliku julgeoleku puudujäägi. Sissevool saabus vahetult pärast seda, kui peaminister Pedro Sáncheze juhitud sotsialistlik valitsus registreeris uue tööturu integratsiooniprogrammi raames 1 miljon dokumenteerimata immigranti, mille eesmärk oli legaliseerida nende staatus. Programm kehtis aga ainult neile migrantidele, kes elasid Hispaanias juba enne 1. jaanuari, mis tähendab, et need, kes saabusid neljapäeval, ei ole abikõlblikud. Sánchez kaitses oma valitsuse massilist amnestiat illegaalsetele immigrantidele, väites, et Hispaania SKP langeb 2050. aastaks 20% ilma jätkuva immigratsioonita. Ning see, mida pikka aega peeti ulmekirjanduseks, on nüüd reaalsuseks saanud. Mitu USA ettevõtte Anthropic ülimalt arenenud tehisintellekti mudelit rikkusid turvatesti käigus iseseisvalt päris ettevõtete süsteeme. Mõjutatud mudelid on uusima põlvkonna mudelid, sealhulgas Opus 4.7 ja Mythos 5. Ettevõtte sõnul said mudelid avatud internetile ligipääsu valekonfiguratsiooni tõttu. See, mis edasi juhtus, muudab tõenäoliselt põhjalikult arutelu autonoomse tehisintellekti riskide üle. Süsteemid ei piirdunud ainult küsimustele vastamise või koodi kirjutamisega. Selle asemel analüüsid nad välismaiseid võrke, tuvastasid haavatavusi ja said iseseisvalt juurdepääsu mitme ettevõtte IT-süsteemidele Reutersi vahendusel.
Anthropicu andmetel ei pannud 2 mõjutatud organisatsiooni rünnakut esialgu tähele. Neid teavitas edukatest sissemurdmistest alles ettevõte ise. Selline oli nädala uudistesaade. Aitäh kõigile vaatajatele. Hiljemalt ülejärgmisel nädalal on eetris vandenõude analüüs ehk siis 16. augustini kaasa arvatud on ilmselt saade tulemas, aga millal täpsemalt, sellest siis juba varsti kuulete. Head saabuvat uut nädalat ja loodame, et hoolimata sellest, et inimesed praegu käituvad sõna otseses mõttes ettearvamatult, saabub ka aeg, kus inimesed mõistavad, kuhu me oleme välja jõudnud. Kõike head!